EKRE tegi täna Riigikogus ERR-i likvideerimise ettepaneku. Mis on selle eelnõu eesmärk? No ERR on maksumaksja rahadel toimetav, ennast avalik-õiguslikuks pidav juriidiline isik, kes aastas kuskil 50 miljonit meie kõigi raha kulutab ja reklaamib ennast kui erapooletu ja professionaalne ja tasakaalustatud ja nimeski on ju sõna rahvus. Sisu kahjuks on kõike muud kui see, millena nad ennast reklaamivad. Tuletan meelde, aastavahetusel oli kõiki normaalseid inimesi hingepõhjani solvav ja alandav siis transvestiidi show seal, kus alandati nii emasid kui vägivallatseti väikeste beebide kallal ja see tekitas juba kõva avaliku vastu tormi. Nüüd isadepäeval uuesti visati siis solki kaela kõigile Eesti isadele, ka kõigile Eesti emadele, kõigile Eesti peredele, kui hommikusaatesse kutsuti siis üks homopaar, kes on endale Eesti seadusi rikkudes kriminaalseaduses on keelatud, ostnud endale lapsed ja keda siis nüüd presenteeriti kui sellist nunnusid isasid, paari isa. Ja see on tegelikult vastuolus ERR-i enda seadusega. See on vastuolus igasuguse, ütleme siis, meie ühiskonna baasväärtustega ja see on äärmusideoloogia propaganda tegemine ja ühiskonna provotseerimine. Nüüd me näeme ERR-i pealt, et nad ei ole parandatavad, nad ei ole ühestki nendest skandaalist õppinud, vaid vastupidi, nad keeravad räigust peale kogu aeg. Et selles organisatsioonis puudub selline võime oma enda kurssi kuidagi korrigeerida. Ja selle tõttu meie arvates tuleb lihtsalt see organisatsioon laiali saata. Ja kanalit kas erastada või osad kanalit siis jätta riigi kanaliteks ilma teeskluseta, et see on mingisugune avalik õiguslik ajakirjandus. Miks olete otsustanud alles jätta Klassikaraadio ja Vikerraadio, kui kogu ülejäänud ERR likvideeritakse? No ERR-il on palju kanaleid, tuletan meelde, neil on venekeelne kanal, ETV+, neil on ETV, neil on ETV2, neil on Klassikaraadio, neil on Raadio 2, neil on Vikerraadio ka, neil on portaal, nii et see on tohutu masinavärk, see on hästi suur meediamaja. Arhiivi saab anda üle filmiarhiivile koos selle arhiivi siis toimimiseks vajalike rahadega. Need summad ei ole väga suured, mis tagab selle, et kogu arhiiv on avalikkusele jätkuvalt võrdselt kättesaadav. ETV kui kaubamärk on võimalik erastada ja väga suure tuluga erastada. See tähendab ka seda, et kõik need toredad, armastatud saated alates Prillidoosist ja Maahommikust ja lõpetades Õnne 13-ga või ka Aktuaalse kaameraga jäävad ju edasi tegutsema turutingimustes lihtsalt. Et selle eest maksab reklaami ostja, et need asjad eetris oleks, nii nagu reklaami ostja maksab kinni Reporteri või nii nagu ta maksab 300-700 uudised kinni. Et ETV kui kaubamärk on kindlasti väga palju väärt ja selle erastamine toob riigile tulu. Võib-olla ETV+ ei leia ostjat ja see tulebki lihtsalt likvideerida, aga siis nii on. Eesti maksumaksja ei peagi seda üleval pidama. Klassikaraadio on väga väikese rahaga üleval peetav raadio, mis juba täna kasutab väga palju Eesti kontserti sisu. Erinevaid ülekandeid teeb kontsertitelt ja võtab arhiivist erinevaid kontserte. Et kui me selle raadio koos selle rahaga, see on tõesti väike raha, see on alla 100 000 euro minu meelest, anname siis Eesti kontsertile üle, siis Eesti kontsert saab ennast paremini kuuldavaks, nähtavaks teha, kõrgkultuuri edendada ja seda sama sisu jätkata kuulajane viimist. Vikerraadio omakorda peaks siis muutuma Riigikantselei juures olevaks kanaliks, millel on kohustus ohuteavitust anda. Et meil peab olema üks kanal, mis katab tervet Eestit ja kus on võimalik siis anda erinevad ohuteavitused, ükskõik kas meil on mingisugune loodusõnnetus või mingi julgeolekualane ohuteavitus. Ja muul ajal, kui seda ohuteavitust ei ole, siis jätkab oma tavapärase programmiga, nii nagu tal meelelahutusprogramm täna on. Ja kõik muu saab erastada, riik teenib selle pealt väga arvestatava tulu, kaob ära edaspidi igasugune suur kulu ja vaataja jaoks, mis on väga oluline, peaaegu midagi ei muutu. Millisena näete Eesti meediamaastiku 5 aasta pärast, kui antud eelnõu läbi peaks minema? No kui me vaatame täna teisi telekanaleid Eestis, ei Kanal 2 ega TV3 ei tee meile vana aasta õhtul
transvestiidi show'd, ei tee meile isadepäeval homopromo, ei tee meile uudiste saadetes räiget sellist vasakäärmuslikku Trumpi vihkamise õhutamise minuteid välisuudiste nime all. Seda teeb ERR maksuraha eest. Ja teeb seda hoolimata sellest, et seadus ütleb, et ta ei tohi seda teha. Teeb seda hoolimata sellest, et kogu aeg on kriitika. Ehk ma ütlen, nad on parandamatud. Kui me selle organisatsiooni tänasel kujul erastame ja ütleme, ETV muutub eraldi eraõiguslikuks, erakapitalil olevaks kanaliks, siis tehku edasi oma drag show'sid ja homopromo ja Trumpi vihkamisminuteid, aga siis juba eraturult saadud raha eest. Aga ma millegipärast arvan, et eraturul seda raha ei ole, mis sellist vasakäärmuslikku ideoloogilist propagandat nii süstemaatiliselt teeks ja üleval peaks. Et küllap nad õpiksid üsna kiiresti, nii nagu TV3 või Kanal 2, et sellele asjale tegelikku turgu ei ole, seda saabki teha ainult siis, kui sul maksumaksja kogu aeg arvet kinni plekib. Eesti meediamaastik vajab tegelikult konkurentsi juurde, meil on praegu 3 suurt meediamajad, see on Postimees Grupp, see on ERR ja see on Ekspress Grupp ehk Delfi ja selle ümber olevad asjad. Ja mida suurem on konkurents, seda parem. Me näeme, kuidas tegelikult meediamaastik liigub väga kiiresti ka sotsiaalmeediasse, tekivad influencerid, youtuberid, streamijad, kogu see asi, mida rohkem seda on, seda mitmekesisem on infoväli, seda laiem valik on inimesel saada oma infot ja seda kergem on paljastada ühe, teise või 3. kanali kallutatust ja ideoloogilist äärmuslust, millesse on tänasel päeval ERR pöördumatult ja parandamatult langenud.